saabunud Eesti esimene president Lennart Meri ütles vabariigi 79. aastapäeva kõnes, et läbi raskete aegade on eestlased õppinud rahvast hoidma, aga peab õppima ka riiki hoidma, nii nagu igaüks oskab vihmavarju hoida. Riik ongi rahva vihmavari. Tere! Te vaatate OGTV 2018. aasta esimest saadet, mis on pühendatud väärikale 100-aastasele Eesti riigile, meie kodumaale. 100 aastat tagasi tekkis väike Eesti riik. Suurte pidupäevade valguses me räägime ikka uhkustundega sellest, et meil on oma keel ja kultuur. Vabadus õppida ja tegutseda nii, nagu õigeks peame. Aga kui sageli oleme mõelnud sellest, et mis saaks siis, kui meilt selline vabadus võetaks? Kui sageli me üldse mõtleme, mida tähendab meile oma riik? Kes võiks veel paremini vastata eeltoodud küsimustele kui praegune Otepää vallavolikogu esimees, Otepää gümnaasiumi vilistlane ja pikaaegne kaitseliitlane Jaanus Parkala. Me Eesti noored oleme ja julgelt elus sammume. On rõõmus, uljas meie meel, sest tulevik on meie eel. Kui taevas vilkuv põhjatäht on kindel, muutmatu me siht. Ei kohuta meid tormis veed, ei peata raskus eduteed. Ja aated õilsad ülevad, me silmis selgelt säravad. Me uhked oma rahvale, ta keele kauni kõlale. Ja truudus meil on südames ning isamaa me mõtetes. Ta lipu kauni paiste all on koonduskoht me maleval. Nii julgelt ühes sammume ja isamaale vannume, et kindlaks jääb me Eesti meel ka tuleviku eluteel. Te pole sündinud vabas Eestis, vaid riigis, mida valitseti Nõukogude seaduste järgi. Kas oskaksite noore koolipoisina unistada sellest, et kunagi saate elada, õppida ja töötada vabas riigis? Jah, see on hea küsimus, et tegelikult kui nüüd ajas päris tagasi minna pikemalt, et siis selline teadlik mõtlemine võib öelda, et hakkas 3.–4. klassist, kui 4. hakati õpetama ajalugu. Ja siis oli ajalõpik, oli jutustusi kodumaa ajaloost, kus räägiti küll kapitalistlikust Eestist ja nii edasi. Et siis ma lugesin ja ma ei osanud sellest midagi arvata. Näitasin ka seda oma tuttavatele ja kõik arvasid, et tundus elu kuidagi loomupärane. Aga aastaken edasi või paar, et juba vanemad mehed rääkisid vabadussõjast ja rääkisid, et tegelikult see, mis kirjutatakse, et see on vale ja see on propaganda. Mingi hetkel tekkis selline noore, õpilasena tõesti segadus, et mis see õige on ja mis see vale on. Koolis ei lubatud küsida loomulikult selliseid asju, et see oli keelatud teema. Ja üks tuttav näitas vanas inimustvalget lippu, see võis olla mingi 86. aastal. Et tegelikult väike uutmisaeg oli Nõukogude Liidus juba alganud, aga keegi kõvasti rääkida ei julgenud ja vanemad inimesed, keda oli represseeritud, et eks nemad ju hoiatasid, et nendest teemadest tuleb rääkida vaikselt ja salaja ja parem kui üldse ei räägi. Et muidu ei võeta ülikooli, kui koolis väga rumalaid küsimusi esitada ja äkki visatakse välja ka. Et ütleme otse välja, et tegelikult ega ei julgenud väga unistada, et eks see unistamine tuli ikka ja mingi mõtteviis tekkis, ütleme siis juba lõpuklassides, et kui 88 tulid juba lipud välja ja ma kirjutasin kooli lõpus ka kodu-uurimist Otepää Kaitseliidu ajaloost. Lõin õppurrühma koolis vabadussõja juttude ajendil siis, et kus kõik minu klassi poisid olid õppurrühma liikmed, taasasutajad Kaitseliidus ja ma ise olen ka taasasutaja liige, et siis ausalt öeldes tekkis juba selline tunne, et vabariik võib tulla. Lisaks vallavolikogu esimehe väärikale tööle olete aktiivselt võtnud osa Kaitseliidu tegevusest. Milles seisnevad teie kui reservohvitseri ülesanded? Jah, ma olen aastaid olnud reservohvitser, ma lõpetasin Eestis sõjakooli teise lennu 93. aastal. Ja pärast seda ma olen kogu aeg aktiivselt tegelenud, 20 aastat olen olnud malevapealiku abi Valgamaal
olen Kaitseliidu Keskkogu liige, olen Otepääl olnud Kaitseliidu üksust aktiivselt ja seda vedanud ka. Mis on ülesanded? Ülesanded on ennast täiendada, olla pidevalt valmis asuma oma kohustuste täitmisele, teadma oma ülesandeid, mis on minu sõjaülesanded, mis on minu rahuaja ülesanded. Staabiohvitserina, malevapealiku abina on mul ülesanded aktiivselt osaleda maleva juhatuse töös ja suhelda piirkonna arvamusliidritega, tutvustada Kaitseliitu, teha Kaitseväele propagandat heas mõttes, rääkida rahvuslusest, et olla reservohvitserina heaks eeskujuks teistele inimestele ja innustada neid. Ma tean, liig selgesti tean, mis oled sa, mu isamaa. Seda tunda sain uneta öödel ja kõigil mu vaevastel töödel. Võin julgesti ütelda. Sa oled seesama elu, mis sinult pärinud maa. Sa oled seesama elu, sa oled seesama valu, mis minult saad tagasi saa. See valu, mis sinul on püha, on minule püha ka. Ma pärinud seda su käest, mu nõrkusest ja mu väest, mu valude isamaa. Ja sinu häda, minu häda, ja sinu õnn, minu õnn ka, ja sinu vaesus ja rikkus, ja sinu eluea pikkus on minugi isamaa. Austatud seltsid esindajad ja Nuustaku rahvas. Meie oleme teid täna siia Pritsimeeste seltsi maja juurde saali kokku kutsunud esiti seepärast, et aru pidada meie väikese maa, eestlaste maa ja oma Nuustaku tulevikule. On kuningas või keiser? President on ju. Mis tähendab olla eestlane? Ma ei tea, ma olen uhke, et ma olen eestlane. Miks on hea, et Eesti on vaba? Sest siin ei ole sõdasid. Mida tähendab olla eestlane? Jõuludel palju süüa. Mis tähendab olla eestlane? Mina armastan oma maad ja olen valmis seda kaitsma. Rajada ja selle eest seista. Miks te tahate seda maha tallata? Just, meil on tugevad juhid, nad on karastunud esimeses maailmasõjas. Gustav on tubli juht, valime tema oma vanemaks. Lembitu järglane. Ja manifesti poolt. Mis Eesti riik? Mina, Püharmäe mõisnik, Karl Schöberg on Eesti riigi vastu. Sakslastel on parem tehnoloogia, nad on rikkamad, neil on väärikus. Minu ütleme, võtame sakslased vastu. Teie otse ka lugesid ära, mida te Eestimaal olete teinud. Aga teie ustate sulle. Mis vahe on Eestimaal ja Eesti riigil? Ma arvan, et vahe seisneb selles, et Eestimaal mõeldakse rohkem meie territooriumi ja riigi all meie rahvast ja kultuuri. Kas Eestil on kuningas või keiser? Eestil on president. Ja mis on presidendi nimi? Kersti Kaljulaid. Kas sa tead, kes oli Eesti esimene president? Minu arust oli selleks isiksuseks Konstantin Päts. Laula Eesti hümni. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial teal sel suurel aia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Kumb on vanem, kas Otepää gümnaasium või Eesti Vabariik? Otepää gümnaasium. Ja kui vanaks sai Otepää gümnaasium? 110. Millal sai Eesti vabaks? Eesti sai vabaks 24. veebruaril 1900. Kus siin see võrdsus on? Ei olegi. Venelane käib ringi, piinab keda tahab, tapab keda tahab. Mitte mingisugust. Omad tuli!
võim nõukogudele, kes teid kurateid siia kutsus. Mida te siit otsite? Mis sa ütlesid? Mida te siit otsite? Davai, Padjom, tuled kaasa. Davai. Ei ole vaja siin vägivalda. Korraks, me peame midagi saada. Mina selle vägivalda ei poolda. Kes selle korra eest vastutab? Ja seda te nimetate sotsialism. Davai. Kas see on normaalne? Kas sulle meeldis, kui siin istunud rääkides? Kui see on vajalik, siis on jah. Miks praegu see vajalik oli? Sest vaadake, mis jamad te siin korraldate. Mis ta praegu ütles valesti? Ta küsis, mida need punased tahavad siit. Jumala õige küsimus ju. Miks meiesugune väike rahvas peab kannatama selle pärast, et mingid kommunistid tahavad alla suruda väike rahvaid? Aastasadu peame kannatama sellist piina. Riigi häälid. Palun! Kogu aeg pildistada. Saad sa aru? Ja. Võtt inimesed ära ei suleks. Aga nüüd arutage omavahel. Mis soovite ütlete, mida te tahate, mis Eestist saaks? Palun, Art, mis sa arvad? Võimalus õppida, et seda ei tuleks. Eesti oleks puhas. Sama riik, Eestil oleks oma raha ja eestikeelne haridus. Pääsesin nende kurjamite eest. Ja punased. Kõigepealt elagu sotsialism! Nii, 3 soovi. Kõik võrdsed. Aplaus palun! Maailma rahu! Aplaus! Ja kehtib sotsialism! Ära tee Lillesideme võtaks, sind köidaks sellega ühte, oh õnnetu Eestimaa. Ma taevasina võtaks päikese särava, võtaks seha, võtaks koidu, sind köidaks sellega. Ja armastuse ma võtaks truuduse, aususe ka ja köidaks sellega ühte, sind kallis kodumaa. Ja veresideme võtaks venna südamemaa ja köidaks sellega ühte sind õnnetu Eestimaa. Tere tulemast selle aastasele Kuldvillakule. See aasta astuvad võistlustulle OG 3 parimat ajaloolast. Õpetaja Kaja Raud, ajalooõpetaja Hivi Truu ja 11. B-klassi õpilane Ronek Jäär. Ronek, pallipool on esimene teema. Ma võtan ajalugu 1. Kuni 1987. aastani oli see Toompeal asuv maja kohtuhoone. 2000. aastast on see Vabariigi Valitsuse ning Riigikantselei koduks. Mis maja see on? Õpetaja Käe. Stenbocki maja. Õige. 1 punkt õpetaja Käe Raole. Ja õpetaja Käe saab järgmise teema valida. Ajalugu 2. 21. septembril 1217 toimus Madispäeva lahing, kus langes eestlaste vanem Lembitu. Mis nime kandis Lembitu tapnud mees? Õpetaja Käe. Vekko Roboami vend äkki? Täpsustage. Kes on Vekko Roboami vend? Õige. Saate järgmise teema valida. Lähme siis järjest ajalugu 3. Liivi sõja ajal 1570. aastal kuulutas Vene tsaar Ivan Julm Holsteini hertsog Magnuse saare lääne piiskopi Liivimaa kuningaks. Milline Eesti linn oli aastatel 1570 kuni 1578 Liivimaa kuningriigi pealinn? Ja õpetaja Eevi oli kiirem. Mis on Põltsamaa? Õige vastus. Nii, järgmine teema. Edasi ajalugu, mis ta seal on? 3 vist.
4 või? 4. 4 siis jah. Tartu rahuleping sõlmiti 2. veebruaril 1920. aastal. Mis tänaval asub see maja, kus rahuleping allkirjastati? Õpetaja Heivi? Mis on Vanemuise praegu? Vanasti oli see aiandama. Õige vastus. Nii, nüüd vaatame üle praeguse punktiseisu. Õpetaja Heivil on 2 punkti, kui ka õpetaja Kaja Raval on 2 punkti. Ja praegune meie õpilaste esindaja Ronald Käärel Jääril on 0 punkti. Aga kõik võib veel muutuda, küsimusi veel jätkub. Nii, õpetaja Heivi järgmine teema. Võtame Sigmaring 1. Mis on Eesti väiksem linn? Ja tundub, et meie võistlejad ei teagi seda vastust. Mis on Mõiseküla? Nii. Kas on kindel, et ka pärast haldusreformi? Jah. Nii, aga õpetaja Heivi saate järgmise teema valida. Võtame siis ajalugu 5. Millist Eesti linna kutsuti enne teist maailmasõda Eesti Siberiks? Õpetaja Heivi? Mis on Jõgeva? Vale vastus. Teised võistlejad soovite parandada. Õpilaste esindaja on Käär. Mis on Kilingi-Nõmme? Vale vastus. Te Kaja soovite parandada. Mis on Narva? Vale vastus. Mis on Petseri? Okei. Nii, ja õpetaja Heivi taas. Saate valida teema. Ajalugu 6. Mis aastal alustas tegevust Otepää gümnaasium? Õpetaja Heivi. Mis on aasta 1907? Õige vastus. Ja õpetaja Heivi saate järgmise teema valida. Mis on ajalugu 7? Mis nime kannab Eestis esimene teadaolev asula? Õpetaja Kaja. Pulli. Täpsustage palun. Mis on Pulli? Õige vastus. Ja saate järgmise teema valida. Ajalugu 8. Kes luges 1918. aasta 23. veebruaril ette esimest korda iseseisvusmanifesti? Õpetaja Kaja. Otto Kuusner. Mis? Kes on Otto Kuusner? Vale vastus. Kes on Hugo Kuusner? Õige. Ja teie saate järgmise teema valida. Mis on ajalugu 9? Jah. Mis nime kandis 1988. aastal korraldanud ürituse Eestimaa Laul parteilaadne organisatsioon? Ja Ronald Käär. Mis on Rahvariin? Õige vastus. Nii, küsimused on selleks aastaks otsa saanud ning 3. kohale platseerus õpilaste esindaja Ronald Käär, kes lõpuks suutis negatiivsest piirkonnast välja tulla. Teisele kohale seekord tuli õpetaja Kaja Raud 1 punktiga, 3 õiget vastust, kuid kahjuks 2 ka vale vastust. Ja selle aastane võitja on meil õpetaja Heivi Truu 4 õige vastusega ja 1 vale vastusega. Aitäh kõikidele osavõtjatele, auhinnad toovad kätte meie isiklikud kullerid ning näeme järgmine aasta. Tere! Teil on saadetis Kuldvillaku koos teise kulaga. Teil on saadetis Kuldvillaku koos. Õnnitlen teid esimese kohaga. Oo, väga kena, aitäh. Ohoo, tööriistad. Vaat nendega võiks küll olla väga tore midagi ajaloolist korda saata. Aitäh. Oli tuju tihti haus, siis kui jalgu puhkas hobu, peeti külmaruust lugu ja siis sõitleks jälle lahti. Isamaa ju nagu naine. Kui sa ütled, et sa teda armastad, siis pead ka teda kasutama. Muidu sinu armijut on tuhine. Anton Hansen Tammsaare. Meid ei peaks enam kummitama okupatsiooniaegne hirm,
kas meie keel ja meie kultuur jääb püsima. Me oleme saanud hakkama ja saame ka edaspidi. Toomas Hendrik Ilves. Kõigist raskustest hoolimata on Eesti õppinud selgeks ühe olulise tõe. Kui tahad, et sind koheldakse nagu riigina, tuleb ka käituda riigina. Lennart Meri. Ei ole olevikku, on vaid tulevik ja minevik. Eriti see viimane, sest tema püsib kõige kindlamana. Tuleviku unistuste ning mineviku viirastuste nimel inimene on valmis hävitama kogu käesoleva. Meid, eestlasi, on niivõrd vähe, et iga eestlase siht peab olema surematus. Jaan Kross. Meie väikesele rahvusele on iseäranis tähtis hariduse edu, sest ainult iseseisvale kultuurile tuginev väikeriik võib püsida ja püsima jääda teiste suuremate riikide keskel. Johannes Käis. Kodumaal on ema hellad silmad, isa tugevad ja soojad käed. Kodumaa on ainus terve silmas, hoiab sind, sa teda hoidma jääd.